Näha on, et tühjus valitseb tanklates, sellepärast et diisel on veel üle 2 euro ja bensiini hinnaga ei ole ka siin väga kelkida. Inimestele valmistab see muret, aga mitte ainult tavatarbijatele, vaid tegelikult ka tanklakentide juhtidele. Et Eesti rahva rahakott ei ole kummist ning piir tuleb ette, sellele rõhuvad ka Eesti transpordi, logistika ja kütusesektori organisatsioonid. Nemad tegid täna valitsusele ja Riigikogule ühispöördumise, milles kutsuvad valitsust langetama ajutiselt diislikütuse aktsiisi Euroopa Liidu miinimumtasemele ehk 330 euroni 1000 liitri kohta. Maailmaturul on nafta hind langenud, miks ei ole seda täna näha meie tanklates? Oluline nüanss on siin ka see, et see hetke hind tänane, mis on olnud väga volatiilne, $300 tonnist langust ja nüüd juba $80 tonnist ülesse poole tulnud sellest madalamast punktist, et ega selle hinnaga tanklaketid kütust ei osta. Turg läheb lukku Londoni aja järgi ikkagi täna õhtul ja tänane hind avaldub tanklakettide sisseostus alles homme. Üks murekoht on kütuse hind, teine aga selle kättesaadavus. Nii palju saab kindlasti võrdlusbaasiks tuua, et varude kasutusele võtmisega tegelesime ka siis Ukraina sõja puhkedes ka täna. Toonane varude kasutusele võtmise maht Eesti puhul oli 15 000 tonni, täna on valitsuse poolt otsustatud 33 000 tonni, ehk siis 2 korda suurem. Ja võib-olla see annab ka nagu aimu sellest, kui suure kriisiga me siis tänasel päeval tegeleme. Eestil endal on küll mingid varud olemas, kuid mitte lõpmatuseni. Samas on kuulda, et kogu Euroopas on kütusevarud otsakorral. Tanklakettidel on ainukesed varud tanklas sõltuvalt läbimüügist 1-7 päeva. Rohkem varusid tanklakettidel ei ole, ostetakse ikkagi oma enda tarnijalt, rafineerimistehaselt, kes oma varusid hoiab. Ja küsimus, kas Euroopas võiks kütus otsa saada, jah, on väga pingeline, bensiiniga probleemi pole, sest Euroopa on bensiini netoeksportija, aga diislikütuse osas 20% me sõltume ikkagi diislikütuse impordist ja väga suur osa imporditi Lähis-Idast siis just Pärsia lahe piirkonnast ja sellega on tõesti probleem ja see puudutab mitte ainult diislit, ka lennukipetrooli, et aprill ja mai võib tuua ikkagi ärevamad ajad Euroopa turgudele ja võib üpris reaalselt juhtuda kätte ka see, et diislikütusest võib puudus tekkida. Fakt on see, et Euroopas diislit toodetakse vähem kui tarbitakse. Bensiinis näiteks on vastupidi, et bensiini toodetakse Euroopas rohkem kui kohapeal ära tarbitakse. Aga see ei tähenda kindlasti seda, et meil peaks olema siis diislitarnetega puudujääk, vaid lihtsalt kui on globaalselt, maailmas on diislit vähem pakkumises, siis tegelikult see tähendab ka seda, et siis selle hind paraku kasvab enam, et ega kütus kui selline kuskile ju turu pealt ära ei kao. Lähis-Ida on teatanud vaheraust ning seoses sellega on Teheran lubanud avada ka Hormuzi väina. Väin on Euroopa jaoks väga suure tähtsusega. Iseasi, mida see veel tähendab, seda isegi täna ei teata, laevaomanikud on veel kahe vahel, aga turud juba reageerivad, nii et ei maksa seda ära. Teiseks, need, kes täna meil müüvad naftat, need ju on samuti ebakindlas olukorras. Nad võib-olla neid riske nii julgelt ei võta, et alandavad kohe hindu automaatselt selle jutu peale. Ja me ei tea isegi, kuidas see kõik välja kukub. Praegu on ebakindlusaste veel kõrge. Inimestel on tekkinud tunne, et kui maailmaturul hinnad tõusevad, on tanklates ka kohe hinnad kõrgemad. Aga kui maailmaturul hind langeb, siis see langus meieni nii kiiresti ei jõua. See ei vasta tõele, kui ma olen nüüd iga päev sõja algusest teinud need postitusi, siis maailmaturu hindade tõustes me oleme näinud, et tanklate postihinnad on jäänud maailmaturu hindade tõusust maha ja kui maailmaturu hinnad langevad, siis tegelikult tanklate postihinnad on juba olnud maas, isegi 30 senti olnud maas maailmaturu hinna tõusust. Et ma usun, et küll me homme ja sellel nädalal kindlasti näeme täiendavat hinnalangust. Seega tasub homme ülehomme pingsamalt tanklalettide hindasid jälgida, et paak ikka soodsama maailmaturu hinnaga täis tankida.